3 aastakümmet tagasi, 1982. aastal tõusid Eesti alpinistid tolle aja kõrgeimale seni vallutamata mäetipule Nõukogude Liidu territooriumil. Ambitsioonikas ekspeditsioon võeti ette Tartu Ülikooli juubeli aastapäeva tähistamiseks ning selle tulemusena sai nime uus mäetipp. Kesk-Pamiris Võssoka ja Stena ahelikus kannab üks tippudest nime Tartu Ülikool 350. Teadaolevalt ei ole sellel 6350 meetri kõrgusel tipul pärast esmatõusu keegi käinud, kuniks nüüd. 30 hiljem, ülikooli 380. aastapäeval tahavad 10 Eesti soost mägironimise entusiasti jätta taas oma jälje ülikooli tipule. Siin on see pood, kus ma parje peal astma. On see täna või? Tadžikistani pealinn Dušanbe võtab meie mägironijad ning nende varustuse koormad vastu mägise kargusega. Kuidas on siis Kesk-Aasia? Esimesed muljed? Jahe vastuvõtt. See on see heavy. Heavy, jah. Ma võtan enda heavy. See on minu heavy. Ka kohalik Hilton ei hiilga oma lahkusega. $10 nii võtti või? Viimased päevad tsivilisatsiooni serval tähendavad turulkäiku ja rahavahetust, et siis siirduda liustikule, ees ootamas 6500 meetri kõrgune mäetipp. Kuigi dollar on tõhus maksevahend ka siin maailmakandis, on mõistlik kauplemiseks vahetada kohalikku maksevahendit somooni. Vaheta pool vaheta taalaks ja pool vaheta kohalikuks. Ei, see ei ka mõttetu. Vaheta nii, sul 1000 taala. Jah. Ülejäänud sommideks või? Väga pingeline moment, rahavahetus. Ei tea, kas õnnest. Ma ei tea, sportpilisi. Ei tea, siis väga palju kaksi aastat on. Mingi suvaline poisike nagu jooks sisse. Must kilekott käes. Näitame siis seda kohalikku klotsi, et mis me selle eurodest saime? Eurodest tuli siis kohalikku raha vahetada, et saaks ekspeditsiooni edukalt läbi viia. Palju seda siin umbes on? No seda on umbes 12 500. Saime oma raha kätte ja nüüd siis saame tee peal vajalikud kulutused ära teha. Autojuhtidele maksta ja öömaja maksta ja turuprovianti osta ja... Mis me läheme turule nüüd või? Me viime asjad ära, hotelli ära. Suur osa ekspeditsiooni varustusest hangitakse kohalikult turult, alates toiduainetest kuni olmevahenditeni välja. Operatsioon turg. Estonia. No me ruski говорим. По-русски. Selleks kõigeks on vaja kohalikku raha, kauplemisoskust ning, mis peamine, kärupoissi, kes ostudel silma peal hoiab ning ühest kohast teise liigutab. Вот это попробуйте, я вас угощаю. Идем сюда. Вот я вас угощаю. Попробуйте. Это нас. Seda saab teed seal. Samas Somaari jaoks nüüd on väiksed. No see on võib-olla paras Somaari jaoks. Või no see järgmine võib-olla isegi. Siin on katkis sees, vaata, et tuurid. Rahakott. Sama. Nii, oota, mis köit see oli? Rohe. Plaanime osta siis kõik ekspeditsiooni võiks vajaliku toidu, köied, potid, kõik muu vajaliku kraami siit ja proovime leida.
natuke keeruline on, kuna siin siuke keelepõrje natuke ja kõik asju, mida me tahame, ei ole sellises mõõdus või sellises koguses. Kaubelda tuleb kõvasti, käru on praegu suht tühi. Kui me siit lahkume, siis me niisugune tunne, et peame teise käru veel juurde võtma. Tallinnast välja lennates oli igaühe pagasi raskuseks 35 kilo. Koos turult soetatud varustusega laaditakse autodesse pea 600 kilogrammi. Kõigi veel on ju. Täna on tähtis päev, täna me ostame bensiini. Kui me bensiini ei osta, siis meil ei ole mõtet Mäkke minna. Ja kütust on vaja palju, sest ees ootab 3-päevane autosõit Kokkjarri külla Bartangi orus. Oleme bensiini priimuste jaoks 16 liitrit kütust, et meil oleks baaslaagris hea süüa teha. Meil on vaja ka eesliajatele süüa teha. Selle jaoks tarvis rohkem kütust. Kütust veetakse ämbritega. Tee, millel sõidetakse, on läbitav vaid 2 kuud aastas. Bartangi oru kohta käib pamiirlaste ütlus. Kes pole Bartangis olnud, pole Pamiiri näinud. Üheks ohuks on kiiresti voolav jõgi ning vee all peituvad suured kivid. Teisalt aga kaljuseintele rajatud Ovring teed, mis on külaelanike poolt rajatud ning valmis iga hetk orgu varisema. Kolmandal sõidupäeval, jõudnud külla nimega Rukk, lõpeb autojuhtide närv ning sellega ka ekspeditsiooniliste võimalus edasi pääseda. Ja много уже рисковал. Сам видел, да? Нет, видел. Меня даже уже вот вода пил там. Нельзя туда вообще. Mingil hetkel tuleb selle masina võib-olla piir küll, kuigi minust see lõiguke, mis siit lahutab praegu, see on kõik see, mis me eelnevalt oleme teinud, nagu ei midagi sellega. Kui me täna saame Eestit, siis me saame täna Kudraasse. Kudraa Eestid on igal juhul juba läinud, eks? Ei, no see vana oli nõus meil juba Kudraasse viima, see Mitsubiust. Et peasid saaks lahtumast. Tänane päev on väga pöördeliselt möödunud. Esialgne plaan autoga jõuda Kokkjarri ebaõnnestus siin jõekese ääres, kus autojuhid võiks öelda nagu eesid hakkasid jonnima, et nemad sellest jõest üle ei sõida. Aga õnneks küla, mis kilomeetri kaugusel oli seal külas eesleid ja eesli talitajaid. Ja saime kokkuvõttes nendega kaubale, et saame nendega Kokkjarri. Oleme hommikul siin Kodara külas ja see jutt, mis autojuhid arvasid, et siin tee on täiesti katki ja mitte sõidetav, ei klapi kuhugi, et see oli täitsa vale. Nüüd, kui me teisiti külest tulime, saime siit õhtul hilja külast ka ühe vaasiku, millega üritame siis Kokkjarri jõuda. Meil läheb 4 inimest lähevad vaasikuga üles Kokkjarri koos pagasiga ja ülejäänud lähevad jala ilma seljakottideta järgi ja poole pealt tuleb siis vaasik meile vastu. Tanõmassi jõe serval Kudraas lõpeb igasuguseks autoliikluseks kõlbulik tee. Kauasik pöörab otsa tagasi koduküla poole ning edasi tuleb liikuda eeslite abil.
ka eeslid on koju tagasi pöördunud ning kogu kandam, mis enne oli autode ning pudulojuste kanda, tuleb nüüd võrdselt ekspeditsiooniliste vahel ära jagada. Mars, Snickers, laktoosivaba Mars. 2. Mars. Täna on 23. juuli. Oleme jõudnud siia Tanamas 2 liustiku otsa alla ja oleme üritanud siin 3 päeva ületada Tanamasse jõge. 2 päeval ei ole õnnestunud. Eile õnnestus köis kiviga kivide vahel kinni visata, aga veetase oli nii kõrge, et üle me ei saanud. Täna nüüd üritame hommikul siin madala veeseisuga sellest üle saada. Liustikust alguse saavad mägijõed kaotavad öö jooksul oma jõudu ning seega on jõgede ületamiseks kõige parem just hommik. Seekord õnnestus meil siis Tanamassi jõe ületamine ja siit edasi hakkame otsima teed siis läbi jäämurru ülesse poole. Pärast mitmeid jõeületusi jõutakse Tanamas 2 liustikule, mille teises otsas ootab Tartu Ülikooli nimeline mäetipp. Siit ei ole näha, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et siin all on üks liustiku järv. Sealt saab vett võtta, kui tahad. Ja tegelikult seda sama mööda osa lähed siit alla. Siit peale võtta alla minna, siin on nagu pragu siia ääres. Seal on nagu need praod aimatavad. Ja kui sellest kraavist saab mööda, sinna nurga taha, siis teoreetiliselt on see võimalik jälle nagu üles minna. Ja seda, ütleme, moreen, seda terrassi, ei oska hinnata, kuivõrd ta mindab on või mitte. Lähedalt näeb paremini. Eeskäi käes ei tohi olla kepeksid, et seda ei saa panna. Täpselt rivi lehkus ole. Seal näeb optimaalselt kohta, kuhu panna. Noorte, rabedate mäenukkide vahel liugleval liustikul liikumine tähendab üksteise järel köiega seotuna kõndimist. Tegelikult siin väga hull ei ole keres. Kui keegi peaks libastuma, saavad teised köieseongus olles kõige hullemat ära hoida. Linnulennult on tipuni jäänud vaid 12 kilomeetrit, kuid liustiku jalgsi läbimiseks on ekspeditsioonilised varunud terve nädala. No siit on nüüd otse 2 kilomeetrit või 3? Mis 6? Ei, ma mõtlen, enne kui sealt vaata tõusma hakkab. Ei, kui sa ütled 5,5 on kurul. Selle maani, kus ta seal tõusma hakkab. Ei, kaugemal oli. Kurul on kaugemal ju. Joosu tegi head tööd liustikul. Joosu tegi väga head tööd, jah. Algus mõtlesin, viib meid ei tea kuhu sohu, aga pärast tuli nii ilus meil. Ei saa kujuta ette tõulust.
Hõre mäestikuõhk on jätnud oma jälje ekspeditsiooni liikme Merili tervisele. Raske päev liustikku ületades ja õhtul oli, no tegelikult kogu päeva jooksul pea valutas ja siis õhtul läks nagu hullemaks. Hapnik oli õhtul pikali olles 60, pulss oli ka päris kõrge. No teistel oli siin ikka üle 75 enamustel ja isegi üle 80. Merepinnal on 100. Siis on hästi. Ja hommikul mõõtsin uuesti, oli natuke tõusnud 68, aga siis peavalvu oli ikka päris tugev, et läksin õue ja nii kui kükist püsti tõustes lõi väga kõva peavalu pähe. Seoses sellega tuli puhkepäev, üks päev varem lihtsalt kätte meile. Täna oli muidu plaanis edasi liikuda natuke, et praegu oleme kõrgusel 5200, 20-30 ja täna oli mõtte liikuda mööda liustikku edasi tippude jalamile ABC-sse nii-öelda Advanced Base Camp. Ja täna oleks pidanud tulema küll natuke lihtsam päev kui eile, lühikesem. Aga midagi katki ei ole, selles mõttes, et ma oleks ilmselt üleval puhanud, nüüd puhkame natuke allpool. Nüüd ma olen saanud siin puhata natukene ja hapnikunäidud on tõusnud päris palju. Nojah, siin telgis ei ole seda küll näha. No üle 78. 78, jah. Ei peta. Aga kui siit parroti peale vaatad, siis läheb. Tead, kuskilt päris nagu, on ka nagu mingi karniis ees. Parrotile me jooks kiiremini. Arvuda, hea päeva külas. Läksime siis sinna tehtud. Iga mägironija unistuseks on tehniliselt nõudlik tõus liustikult mööda Põhjanõlva Paabeli kurule. 3 ekspeditsiooniliiget lähevad teed ette valmistama. Ülejäänud jäävad selleks päevaks laagrisse. Piper peab olema riiete all, et kui juhtub laviin, et siis ei ole kisuks piperit. Jääpuurid, lumevaiad, labidad, kõik need abivahendid lähevad käiku, et tagada ekspeditsiooniliste turvaline liikumine üles kurule. Hommikul kell 10 mindi kuru peale teed tegema. Praegu saan 3 saamas. 5 tundi. Praegu keedan nendele taastusjooki. Tegid esimese vaatluse nii-öelda marsruudile. Ja siis näha, mis siis ülehomme tiputõusule ees ootab. Sauna valminud. Nagu nuhti. Jää osaad järskida. 2 kekkaga lähe. Sealt ülevad. Lume veel ja seal me panime ühe selle lavida ja ühe lumeankru. Ja sealt otse, no sealt saab otse üles. Aga laskud oli vastik. Ja siis üks köis jäi üle karniisi ka. Kaljukärakas ilmselt ongi see, mille võtme kõik kaljudega. Üle selle ääre tulid, siis oli kohe mõnus olla. Ja sealt edasi on veel ohohohoho. Võtta ära. Mingit siukest mõnusat lontsimist seal ei ole.
Käes on tipupäeva hommik. Enne päikeseloojangut peavad ekspeditsioonilised 2 korral läbima võtmelõigu, mis on tipuvallutajatel risti ees. Sõna otseses mõttes risti, sest tipu eel tuleb läbida horisontaalselt liikudes traavers mööda pea püstloodis lumeseina, et jõuda harjale. Traavers läbitud, on tippu jõudmine juba harjal kõndimise vaev. Tulime meestega just üle tipukarniisi. Ohutuse mõttes ei hakanud üle minema. Ja nüüd kohe selgub siin tiputuuri juures, et kas 30 aastat tagasi tipuplaat on olemas, aga nüüd on see tõehetk, et kas vahepeal on siin keegi käinud või mitte. Eestlastest kindlasti mitte. Särmuse lipp. Keegi hoiab kilekott. On Alpilu sirn embleem. Täitsa värske. Täitsa värske, jah? Värske tõesti. 4 päeva pärast 30 aastat tagasi. Kuusu rukavatiitel, ma tõmban lähemale. Kennap Jaan, rukavatiitel. Nimetati 30 aastat tagasi Tartu Ülikooli tipuks, 350 aastat ja raskuskategooria viisa marsruudi. No jah, nad tulid helikopteriga. Purk on. Teil oma purk ei ole? Andres, kas meil oma purk on? Ja siin on veel tekkel. Tekkel on ka päevi näidi. Keegi mäletab, kelle oma see oli? Enn Saare tekkel. Just. See oli ekspeditsiooni juht. 6239 näitab, see üks käps. 6240. Rohkem tundub, et ei lähe. Selle all on jääpurikad lihtsalt, et tule hästi ettevaatlikult, et üle ära. Miks see niisugune ei jää? Ühe lollis. Anna andes. Päänesid välja ala või? Ei, murdsin ära luu. Mu luu on kaitski. Jäämurru äärelt laskudes kiigub Priit hooga vastu jääseina ning toetab jalaga jääprakku niivõrd õnnetult, et jalg jääb liikumatuks. Priit kahtlustab sääreluu murdu. Sondi pikemalt ei peaks panema või? Ei, kirka on üle põlve. Jah, aga sondi saab panna ka pikemalt. Lahti võtta ja on 2 ja 2. Lahas valmistatakse kättesaadavatest materjalidest ning see peab ulatuma reiest kuni labajalani, et fikseerida viga saanud sääreluu. Algab päästeoperatsioon. Kindlustus võimaldab küll kannatanule helikopteri appi kutsumist, kuid enne on vaja jõuda koos liikumisvõimetu Priiduga kohta, kus helikopter maanduda saaks. Sobiv paik asub aga mitme päeva tee kaugusel. On kohti, kus 4 kandjat suudavad korraga liikuda vaid mõne meetri.
eesmärgid võetakse silmaga nähtavad ning lõpuks jõutakse satelliittelefonitsi kokku lepitud platoole liustiku serval, kuhu on oodata helikopterit. Kolm päeva pärast õnnetust, 1000 meetrit madalamal, võtab punatähega Mi-8 Priidu ja tema saatjaks määratud Marko peale ning lennutab pealinna Dušanbe haiglasse. Kuus päeva on möödunud tipputõusust. Ekspeditsioonilised on jõudnud üle nädalate taas tsivilisatsiooni rüppe. Mägikarja külla Kirgiisia territooriumil. See on mõnus koht. Täitsa mõnus ubane. Tartu Ülikooli mäetipp on taas vallutatud. Tuli uus tekkel, uus tipukiri ning ülikooli sõrmus ootavad Tadžikistanis, Kesk-Pamiris, Võssoka ja Stena ahelikus Tartu Ülikool 350 nimelisel tipul uusi mägede vallutajaid. Mäelt toodud relikte saab aga näha Tartu Ülikooli muuseumis.